Siis ma tegin selle esimese kiirtesti ära. Ma muidugi arvasin, et see ei näita kohe, sest mul tõesti olid alles 2 päevad hiljaks jäänud. Ja olid triibud käes. Jumala Mondele ja tere tulemast lõpuks ometi tagasi minu kanalile. Ma tean, et möödas on kuskil ma ei tea, 8 kuud, 9 kuud. No igal juhul väga palju, kui ma viimati midagi postitasin. Aga see on väga ilmselgelt põhjustel. Minust saab 6 aja pärast ema. Ja ma kohe viin teid siis kurssi, mis põhjusel ma ei ole saanud mitte midagi kuni praeguseni teha. Ma küsisin teilt Piirlikaga juba 6 aega tagasi küsimusi, et teha Q&A video lõpuks ära. Ja nüüd ma jõuan selleni. Mul on suhteliselt segamini need küsimused. Ma hakkan lihtsalt järjest minema ja siis vaatame, kuhu me sellega jõuame. Alustuseks siis kohe, miks ma siis olin nii kaua YouTube'ist eemal, on see, et juulikuus ma sain teada, et meist saavad Kennetiga lapsevanemad. Ja mul olid nii suured plaanid, kuidas ma hakkan kajastama kogu oma rasedusteekonda, kuidas ma võtan teid lihtsalt kaasa sellele uuele eluetapile. Aga läks hoopis niiviisi, et esimesed julgelt 4 kuud ma ainult oksendasin või magasin. Ja see ei olnud lihtsalt see, et mul natuke hommikuti iiveldas, vaid see oli täiesti see, et ma võtsin septembri lõpuks ennast 43 kilo peale ja ma olin 2 korda haiglas, sain tilguti ravi. Lühidalt öeldes mu keha justkui võitles parasiidiga ja ei tahtnud seda rasedust üldse omaks võtta. Lõpp ja kõik ja täna on mul juba paari nädala pärast 9. kuu. Nii et jah, sellega on siis nii. Ma lihtsalt ei olnud võimeline esimesed 4 kuud mitte midagi tegema. Ma olin haiguslehel päris suure osa sellest ja ma lihtsalt hingeldan. Ma ütlen, et see rasedus ei ole üldse lihtne asi. Nii. Ja edasi läks siis niimoodi, et ma mõtlesin juba kuskil november-detsember, et okei, ma nüüd võtan need kokku, ma hakkan sotsiaalmeediat uuesti tegema. Ja siis ma Instagramis niimoodi vaikselt olin aktiivne jälle, aga selle YouTube'iga kuidagi ma harjusin oma muutuva kehaga, ma harjusin selle hormoonide mölluga, ma lihtsalt kohanesin kogu selle olukorraga, kus ma täna olen ja ma tundsin, et see on nii isiklik ja nii intiimne, et ma ei taha tulla veel siis avalikult rääkima niimoodi, et nii palju, kui ma Instagramis olen jaganud, mida on ka päris palju tegelikult, siis see oli nagu kõik, mida ma suutsin. Aga täna hommikul, kui ma ärkasin, siis ma mõtlesin, et okei, ma olen ainult 3 tundi maganud. Ma ei saanud absoluutselt öösel külge pöörata, sest mul on väga hullud vaagnavalud. Ja ma pean tegema midagi, mis nagu toidab minu hinge, et ma ei jääks kassima lihtsalt. Ja siin ma nüüd siin olen. Räägin teile oma Q&A lõpuks ära. Igal juhul, see on siis põhjus, miks ma eemal olin. Ma arvan, et see on täiesti mõistetav. Ja kuidas mul tööl läheb? Selle küsimusega ma natuke hiljaks jäänud, sest ma olen nüüd juba nädal aega dekreedis. Kes siis ei tea, siis see on enne... See on nagu lapsehoolduspuhkus juba. Ma arvan, ma võin öelda selle kohta lapsehoolduspuhkus ja see vist on täpne ka selles suhtes. Ma võin olla rase, aga ega ma ei tea neid termineid ikka veel. Kui meil rasedate grupis mingeid emade lühendeid kasutatakse, siis ma olen see idioot, kes kogu aeg küsib, sest ma ei saa aru sellest emade keelest veel. Aga küll ma õpin. Jah, kui kaua meil tööl käin, enam ma ei käigi. Ma käisin suhteliselt kaua isegi, sest hetkel ma olen juba 9. kuud juba rase ja ma alles nädal aega tagasi lõpetasin. Aga seoses kõige selle kurvaga, mis maailmas toimub, mina lihtsalt ei suutnud enam. Rasedana ei peaks kajastama igasugust sõda ja ärme peata sellel teemal pikalt, sellest räägitakse nagu nii igal pool. Proovime selle kanali hoida üpris positiivsena. Ma loodan, et te olete minuga nõus. Nii, kuidas siis me jõudsime üldse selle otsuseni saada beebi? Sellega on nüüd niiviisi, et me oleme Kennetiga koos olnud suvel juba 5 aastat ja ma arvan, et see oli päris
kohe alguses, kui ma tegin talle selgeks, et lihtsalt, et sa teaksid, mina kaua ei oota, mina tahan pere luua. Ja ma arvan, et ma raidusin talle seda nagu aastaid ikka paar, kuni ma sain aru, et mida rohkem ma seda inimest survestan, seda vähem ta on selleks üks hetk valmis. Ei ole see, et ainult ema peab valmis olema, sest ema on rase, isa peab täpselt samamoodi valmis olema, ta peab tahtma seda. Ja minu meelest see on hästi totter, kuidas öeldakse, et ainult umbes ema ju kannab ja ema ju sünnitab ja lapsel on ikkagi ema vaja. Ei ole, lapsel on vaja nii ema kui isa. Ja mõlemad peavad seda tahtma, et mina olen hästi tänulik, et minul on nii ema kui isa ja ma olen kasvanud küll enamus oma elust niiviisi, et nad on olnud lahus, aga siiski väga terves peremudelis, nad on alati mu jaoks olemas olnud ja see on see, mida mina ka oma lapsele tahan. Ja siis see teema nagu jäigi niiviisi ja eks me aeg-ajalt ikka rääkisime sellest, sest et see on ju olnud alati minu suur unistus, aga see oli möödunud aasta kevadel, kui siis oli üks ilus päikeseloojanguga õhtu ja me rääkisime Kennetiga igasugu positiivsetest ja negatiivsetest maailma asjadest, arutlesime tuleviku üle ja siis Kennet ütles mulle, et tegelikult kõik, mida ta tahab, on minuga pere luua. Ja say no more. Me hakkasime üritama ja läks väga ruttu, sest see oli, ütleme, ma pakuks aprill-mai, midagi sellist ja juulis ma sain juba testile 2 triipu kätte. Et see tuli kuidagi hästi orgaaniliselt ja väga oodatult ühesõnaga. Mina olen seda, kõik, kes mind vähegi teavad, et kui on üks asi, mida ma olen alati öelnud, siis see on see, et mina tahan saada kindlasti emaks ja nii on. Ja nüüd minust juba kohe saab ema. Mida me eelnevalt Kennetiga kokku leppisime, kui hakkasime lapsi planeerima? Ega me ei leppinudki midagi nii-öelda kokku. Meil on mingisugused põhitõed mõlemal, millele me tahame kindlaks jääda. Ma arvan, et kõige olulisem kokkulepe ise oligi see, et me oleme nüüd mõlemad valmis ja me nüüd mõlemad tahame. Et meil on see majanduslikult ka võimalik, see on minu hästi oluline faktor. Ma tean, et lapsi saadakse igasugustes tingimustes, aga ma olen olnud alati seda meelt, et miks ma pean neid saama niimoodi, et ma virelen ja vaevlen nende kasvatamisega, kui ma võin natukene kindlustada kõigepealt oma tulevikku, tekitada mingid säästud ja siis ma tean, et tal on päriselt kõik olemas ja praeguseks tal ongi päriselt kõik olemas ja rohkem kui vaja. Et põhiline oligi see, et me lihtsalt oleksime mõlemad 100% valmis. Ja sa ei saa tegelikult isegi ka nagu selleks hetkeks 100% valmis olla. Üks hetk, kui see väike inimene siia jõuab, siis tema hakkab kujundama nagu teie uut elu ja siis sa alles tegelikult jõuad sellele valmis olekuni, ma arvan. Nii nad räägivad. Nii, mitmes raseduskuu mul on, nagu ma ütlesin, siis kohe saab juba 9. Algab siis ja nädalaid saab mul nüüd ülehomme täis 35, ehk siis 2 nädala pärast on ta täiesti küps ja minu pärast hakkab tulema, sest ma ei jõua enam rase olla. Millal laps siis sündima peaks? 2 nädala pärast võib ta hakata tulema, aga ta võib tulla kuni aprilli lõpuni. Tähtaeg siis reaalselt on mul 19. aprill. Kumba ma südamest soovisin, poissi või tüdrukut? Alustame sellest, et mina ootan poega ja tegelikult mul ei olnud algusest peale mitte ühtegi eelistust. On inimesi, kellel on hästi konkreetsed eelistused ja nad on väga õnnetud, kui nad ei saa seda sugu, keda nad on siis soovinud. Ja see on ka täiesti okei, sellepärast et on okei eelistada ühte või teist. Lõppude lõpuks armastad nagunii teda. Aga mina päris alguses, kui see oksendamise periood oli, siis ma arvasin, et on plika. Sest et naised saunas rääkisid, et tüdruk tekitab hullult halva enesetunde raseduse ajal ja poiss siis mitte. Aga mida rohkem aeg edasi läks, seda rohkem mul see tunne ikkagi poisi peale läks ja ma juba enne Oskari testi, mis tehti mul juba 13. rasedusnädalal,
ma juba siis tegelikult teadsin, et see on poiss, see on mingisugune sisetunne, mida väga paljud lihtsalt tunnetavad. Mul ei oleks ka tüdruku vastu mitte midagi olnud, aga täna ma tunnen, et kui ma kunagi suudan selle rasedusteekonna veel ette võtta, ma ei kujuta ette, sest see on tõsiselt minu jaoks keeruline olnud, siis mulle need pojad sobivad. Aga kui tuleb pika ka kunagi, siis võtan temaga hea meelega vastu. Nii. Taaskasutus ja beebindus, kas pooldan? Väga pooldan. Selles suhtes, et minul on hästi palju suguvõsas pisikesi lapsi ja ütleme nii, et 90% tema esimestest riietest, siin pole vist näha, aga mul on seal kummut, mis on täiesti triiki täis ja tõesti need on enamus saadud mul sugulastelt. Ma olen ise teinud ainult riiete poolest mõned emotsiooniostud, mida igaüks tahab oma beebile lihtsalt teha. Ma näitan teile näiteks, no ma ei saanud seda Simba tüdrukombet jätta poodi. Et jah, ma väga pooldan taaskasutust. Ka see voodi, meie leidsime selle kuldselt börsilt. See on voodi, mida ma algusest peale vaatasin, aga ma suht nagu kustutasin selle oma peast, sest et ta originaalhind on mingisugune üle 400 euro ja ma ei näinud väga pointi osta 400 eurost voodit beebile. Võib-olla mõni näeb sellel pointi, aga mina tõesti ei näinud ja me saime selle 115-ga või? Et ma tõesti väga pooldan taaskasutust beebide puhul, sest et nad kasvavad kõigest ülikiiresti välja. Mis mul on tähtsatest asjadest veel puudu? Tänase seisuga mitte midagi. Mul on nii hea meel seda öelda, sest ma olen nii palju stressanud ja teinud mingeid turu-uuringuid ja ühesõnaga möllanud ja närvitsenud, et leida just need kõige paremad, mis on nagu tõsiselt head ja samal ajal ei maksa miljoneid, on ju. Ja nüüd mul on tõesti kõik asjad olemas, mõned asjad veel jõuavad, mis ma olen tellinud, aga üldiselt jah, meil ei ole mitte midagi puudu, et vanker on koridoris ja turvaäll on all korrusel ja kõik on olemas. Ja lõppude lõpuks, mida ta kõige rohkem vajab, on ema ja isa, meie oleme olemas. Nii et jah, meil on tõesti väga hästi nende asjadega nüüd juba. Kas ma punun juba pesabeebile? Kõik on punutud, kõik on tehtud. Ma käin nagu psühhopaat siin voodi ees seismas ja keerutamas seda karusselli ja mõtlemas, et nagu millal ometi. Et kui muidu see rasedus on üpris kiirelt läinud, siis nüüd see lõpp venib hästi jõhkralt ja nagu kopon ees juba. Ma ei hakka üldse tagasi ajama. Jah, väga populaarne küsimus on, mida väga palju tõesti küsiti nagu mitukümmend korda, on see, et siis kuidas Kennet reageeris, kui me saime siis teada, et ma olen beebiotel. Mul ei ole mingit jube armsat lugu teile jagada, aga mul olid päevad äpi järgi 2 päeva hilinenud. Ja hommikul vaatasin seda ja ütlesin Kennetile, et too õhtul testid. Et ma olen suure tõenäosusega rase, sest et mul ei jää nagu selle äpi järgi mitte kunagi päevad hiljaks. Ja ma ise juba oma peast teadsin. See on nagu mingisugune sisemine hääl. See kõlab ülipuutuult, aga ma usun, et inimesed, kes on kogenud rasedust, saavad aru, millest ma räägin. Ja ta tõi mulle need testid ja siis ma ütlesin, nii, sina mine nüüd üles korrusele, mina lähen alla vetsu, sina ei tule, mina vaatan enne, ma olin nii närvis, kuigi ma aimasin, aga sa ei tea ju enne, kui sa näed seda, sa ei jõua enne kohale, kui sa näed seda. Siis ma tegin selle esimese kiirtesti ära, ma muidugi arvasin, et see ei näita kohe, sest mul tõesti olid alles 2 päevad hiljaks jäänud ja olid tripud käes, siis ma sain väikse šoki ja siis ma kaotasin kõnevõime, see on otseses mõttes minuga ei ole kunagi sellist asja juhtunud, et ma kaotan kõnevõime, ma ei suuda mitte midagi öelda, ma olin nagu puuga pähe saanud. Siis ma karjusin Kenneti alla korrusele, näitasin talle seda, pillisime natukene ja nii see läks.
ega see ei jõudnud mulle kohe kohale selles suhtes, sest ma olin seda nii kaua oodanud ja ma olin nii palju unistanud sellest ja oma vaimusilmas nagu seda protsessi nii palju läbi käinud ja unistanud sellest hetkest, kuidas ma teada saan ja kuidas ma Kennetile teatan, aga lõpuks see läheb ikka nii, et sa tahad ruttu talle öelda ja ühesõnaga lihtsalt ma teadsin ja ta ka juba teadis, kuna ma ütlesin talle, et suht kindlalt nii on ja see lihtsalt kinnitas meile. Kas oleme teise Peepsuu plaane ka juba pidanud? Teate, üks asi, teeme nüüd kohe selgeks. Ärge mitte kunagi küsige inimeselt, kes on alles rase, kas nad tahavad veel lapsi saada või millal siis järgmine tuleb ja üldiselt selliseid küsimusi, sest et ma ei võta seda kuidagi halvasti. Ma võin kohe öelda, et ei, me ei ole veel mitte midagi planeerinud ja me ei hakka ka veel mitte midagi planeerima, ma tahaks kõigepealt selle esimesega ühele poole saada. Aga mõnel inimesel, ka minul, on väga keerulised rasedused, sellega kaasnevad erinevad traumad, et targem on mitte küsida selliseid asju, sest et see ei ole lihtsalt eetiline. See on minu arvamus. Jah, mitut last me siis ideaalis tahame, see on sinna samasse auku küsimus on ju. Ma ütlen nii, ma vaatan, mis asi see sünnitus on, sünnitamine, protsessi see. Ideaalis võiks ju neid olla 2-3, aga ma ei tea, ma saaks kõigepealt selle esimesega hakkama, nagu ma ütlesin. Müüdid lapse ootusest, mida enne arvasid, aga enam ei arva. Näiteks suurim müüt minu jaoks oligi see, kuidas räägitakse enamasti sellest, kui imeline aeg rasedus on. Jah, ta on, sa kasvatad oma sees elu, see fakt ise on imeline. Aga kõik sellega kaasnev, mina ei tea, mis asi on raseduse nautimine. Ma ei karda seda ka välja öelda, et mulle tõesti ei meeldi rase olla. Minu jaoks ei ole selles olnud tõesti peale selle fakti, et siin on minu beebi, mitte midagi toredat. Esimesed 4 kuud ma oksendasin. Pärast seda tekkisid mul jõhkrad sümfüüsivalud. Need on siis siin all vaagnas valud. Mul on täielik jõuetus, mul on rauapuudus. You name it. Ühesõnaga, mul on lihtsalt üldine sitt enesetunne kogu aeg. Ja ma võitlen sellele vastu kogu aeg. See on kõik petlik, see on krohvikiht. Ja päike, mis õues on, sellepärast, et see annab julmalt energiat mulle. Aga üldiselt jah, kui ma arvasin, et ma hakkan käima rasedate joogas, mina jalutan kogu aeg, mina toitun nii tervislikult, my ass, ei, et ärge looge endale mingeid ootuseid, sellepärast, et see kukkumine on muidu väga kõrge, kui teil ei ole selline rasedus, mida igal pool muidu jagatakse. Kas jälgin beebide foorumeid ja gruppe? Alguses ma olin veendunud, et mina ühegi grupi ka ei liitu, et need on nii toksilised, aga tänaseks ma olen aprilli beebide grupis ja kuigi me seal suures grupis sõna ei võta üldiselt ja ma ei näe seal pointi ka, siis meil on selline 20 naisega grupi chat, mis on ülimõnus. Me jagame seal toidupilte, üldist enesetunnet, küsime nõu, ajame lihtsalt teineteist naerma, motiveerime, inspireerime. Et see on hästi mõnus, turvaline chat, kus täna hommikul ma alustasin seal sellega, et ma ei jõua enam. Et see koht valutab, magada ei saa, ma ei jõua enam, palun võtke see laps mu seest välja. Et see on selline hästi koht, kus sa võid filtriteta nagu olla ja alati on keegi, kes mõistab. Beebid ja loomad, ehk kas mul on Rocco ja poja suhtes mingeid hirme? Ei ole, selles suhtes Rocco magab seal, saab aru, et midagi on toimumas, talle on alati beebid meeldinud, just beebid, suuremad lapsed, kes juba sikutavad, mitte nii palju, aga oma pisikesega tal ei ole lihtsalt valikut, et mina olen hästi selle poolt, et tutvustage lapsi loomadele, siis neil ei teki hirme ja nii on. Kas nüüd, kui tean, et saan poja osta, on kõik asjad sinised? Ma ei tea isegi, kas mul on ühte sinist asja, kas võib-olla mingit sellist meresinist, tumesinist on, aga mul on üldiselt hästi sooneutraalsed riided. Mulle ei meeldi endalegi. Okei, mulle meeldivad väga värvid, ma armastan värve.
ilmselgelt on seda näha minu peal, aga mulle ei meeldi, kui kõik karjub, et ma loodan, et see make ib sense'i. Nii, beebi kõrval töötamine, kas pooldan? Mina nüüd täiskohaga ei tööta enam, eks ole, aga blogi Õhtulehes ma pean ikka edasi. Kes ei ole veel lugenud, siis lapsrubriigis ma pean juba päris mitu kuud blogi. Ja ma jätkan seda ka beebi kõrvalt, see on hea väike sissetuleku allikas mulle esiteks ja teiseks see on selline mõnus, ma saan võtta nagu selle hetke ja teha midagi muud peale mähkmete vahetamise, isegi kui ma sellest ka kirjutan, siis vähemalt see on natukene vaheldust pakkuv tegevus. Ma väga pooldan, kui inimesed saavad ise hakkama ja nad ei lähe selle stressi, siis beebi kõrvalt ilmselt on täiesti võimalik töötada. Kas ma magan ujumisrõngaga, et kergem oleks? Ei, mul on raseda padi ja pleedid ja asjad, aga mitte millestki pole enam kasu, nii et ma lihtsalt katsun nüüd kuidagi lõpuni välja veereda. Hea küsimus, millal ma tundsin esimesi liigutusi? Mul on platsenta ees seinas, mis tähendab arstide sõnul seda, et ma peaksin justkui hiljem hakkama liigutusi tundma ja kõik, aga mina hakkasin reaalselt tundma ülivarakult juba. Ma ei mäleta nädalaid, ma ütlen ausalt, aga see oli äkki oktoobrikuu, ehk siis nagu ammu juba ja tundsin selliseid õrna mulinaid, aga nüüd ta on nagu metslane, ta on nii suur juba, et terve mu kõht on teda täis. Ja ta on juba fikseerunud alla vaagnasse, et see tähendab nüüd seda, et tema varbakesed on kogu aeg murivides ja ta kogu aeg taob mind ja ta on väga tugev poiss, nii et liigutasin ma tunnen väga korralikult. Mu sõber Steven on kirjutanud, et ma peaksin hoopis tegema video, kus ma näitan, milline mu päev rasedana. Ma olen siia sulgudesse pannud jaanuari puhkuse ajal võin ära teha. Täna on märtsi keskpaik juba. Ma ei luba midagi. Ma vaatan, kuidas ma jõuan. Kuidas siis kulgesid minu esimene ja teine trimester? No esimene trimester oli mul väga paha olla, nagu ma rääkisin, ma ainult oksendasin. Teine trimester ma natuke ka veel oksendasin. Mul ei ole peale selle reaalselt mitte midagi muud rääkida, sest ma actually ei teinud mitte midagi muud. Ja kui te tahate tõesti kuulda mingisugust inspireerivat lugu, siis no minul ei ole teile seda jagada. Aga näete, ma sain hakkama, ma elasin üle nii, et kõik on võimalik. Ja praegu on siis 3. trimester, mis on, ütleme nii, et talutav. Et kuigi mul on need vaagnavalud, eks ole, siis nüüd ma olen vähemalt kodune, ma saan hästi omas rütmis seda kõike teha, vaikselt liigun, käin vannis palju, et jah, vaikselt kulgen. Kas beebi nimi on juba teada? Jah, aga ma ei ütle teile veel. Kas ma kardan sünnitamist? Väga ebapopulaarne vastus, aga ei. Mida ma kardan, kui ma ei tea, mida oodata, mul puudub kogemus. Teiseks, miks ma ajan hirmudega juba eos oma keha stressi? Ei. Asja võti on hingamine. Ma olen väga kaua praktiseerinud teadlikku hingamist. Kindlasti ma ei ole spetsialist selles, aga see tuleb mulle kindlasti väga palju kasuks. Nii et ma ei lase hirmudel ennast valitseda ja loomuliku sünnituse teejuht on üks väga hea raamat, mida ma nüüd loen juba teist korda, et kinnistada endale seda kõike, et sünnitus võib olla ka väga ilus protsess. Ja see on see, mille eest ma seisan ja mida ma endale manifesteerin, et mul läheb kõik väga hästi ja ma saan selle kõigega imeliselt hakkama. Kuidas ma perele rasedusest teatasin? Ma lihtsalt ütlesin neile, et ma olen nüüd rase. Niimoodi ma teatasingi. Ma ei teinud mingeid TikToki trende, armsaid žeste. See on minu vanemate esimene lapselaps. Minu õde saab esimest korda tädiks. Et see lause ise juba oli üks suur rõõm. Need olid väga emotsionaalsed ütlemised, et jah. Samuti ei midagi erilist, siit ei kuule kahjuks. Mida ma arvasin enne rasedust last, et kindlasti tegema ei hakka?
see on nüüd hästi hea küsimus, see on väga-väga hea küsimus. Ma tahaks nii palju asju öelda, et või mina küll nii ei tee, aga ma nimme ei ütle. Sest et endale ma võin ju andeks anda, et ma arvasin, et mina kindlasti nii ei tee, aga ikkagi tegin. Aga ma ei viitsi kuulata pärast neid kaagutajaid, et aga sa ju ütlesid nii ja sa ütlesid nii ja sa ütlesid nii. No so fucking what, nagu ütlesin, siis ütlesin. Nii et ma lihtsalt vasta sellele. Ma võin ühe asja öelda. Ma ei hakka andma talle juba, ma ei tea, aastaselt igasuguseid magusaid asju, magusaid jooke. See on palju lihtsam, kui te arvate nagu. Ma näen seda oma sõbranna Kersti peal, kelle poja saab nüüd 2 juba. Ja see on täiesti lihtne ja teostatav, kui sa jääd lihtsalt kindlaks endale, et sa lihtsalt ei annagi talle neid asju ja ta ei oska neid tahta, kui sa pole talle neid andnud. Ja teine asi on nutimaailm, et aastasele 2 ma ei anna telefoni ka kätte, minu arvamus lihtsalt, aga mul on tunne lihtsalt, et ma ju tegin ta endale. Väga isekus, aga jah, me teemegi lapsi niimoodi endale. Keegi küsin enda käest, kas nad tahavad tulla. Et me ju tegime ta endale, et me tegeleksime temaga. Et ma ei viska talle lihtsalt mingit nutiseadet kätte, et ta ei ole nüüd seal ja ma teen omi asju. Need on asjad, millele ma väga tahaks kindlaks jääda ja ma võin öelda, et ma ilmselt jään ka, sest et mul on nii toetav mees kõrval, kes on veel radikaalsem nende 2 asjaga, siis toitumine ja nutiseadmed lastel, et mul on tema toega seda ilmselt väga lihtne teha. Ja kui keegi teeb teistmoodi, siis see ei ole siin praegu etteheite kohta, absoluutselt mitte. You do you ja iga vanem annab endast parima. Kas ma hakkan kasvatama Montessori meetodil? Ei, ma ei hakka mingi õpiku järgi last õpetama. See on ka okei, kui sina seda teed. Mida ma tahan teha teisiti kui minu vanemad? Mitte midagi. Minu emme oli 18, kui ma sündisin ja issi oli 21. Ja ma kukkusin päris okeilt välja. Muidugi neil olid rasked ajad ka, aga ma ei teeks mitte midagi teistmoodi. Sest et ma pigem tahaks öelda, et ma loodan, et meist saavad samad head vanemad kui minu vanemad. Et nad on kindlasti väga suureks eeskujuks. Ma lähen emotsionaalseks sellest rääkides. Raseda hormoonid. Kas me lähme beebiga pildistama ka, kui ta sünnib? Alguses oli küll plaan, sest mu oma sõbranna Jaana pildistab ju. Nagu te peaksite hullult teadma, aga kes mu Instagrami jälgib, siis teab, et kui ma käin pildistamas stuudios ja siis ainult oma sõbranna Jaana juures, sest mul on mugav temaga ja nii lihtsalt on kuidagi jäänud. Aga me mõtlesime alguses kutsuda Jaana koju kodusessioonile, aga mul on tunne, et kuna meil on kaamera ja oskused seda kasutada, siis me lihtsalt alguses teeme seda ise ja kuna me nagunii ei hakka beebi nägu siis just sotsiaalmeedias kohe kajastama, siis me ei näe sellel vajadust. Me enda jaoks ise teeme kindlasti ja millalgi võib-olla siis suvel lähme nagu pilte tegema. Järgmine küsimus kohe oligi, et kuidas ma suhtun beebi sotsiaalmeediasse jagamisse. Ma ütlen jälle selle kohta, et igaüks teeb nii, nagu tema tahab. Mina tahan natukene oma last kaitsta, vähemalt need esimesed kuud, kus ta on hästi õrnake ja ma ei ütle, millal ma hakkan jagama või kui kaua ma ei jaga. Pärast söön oma sõnu jälle on ju. Mul on vahel kombeks seda ikka teha, nagu ma arvan, et ka kõigil teistel. Aga alguses jah, kohe mitte, aga ärge muretsege, küll ma seda nunnud nägu teiega ka jagan. Ja olemegi jõudnud viimase küsimuse juurde. Mis sind raseduse juures kõige rohkem üllatanud on? Räägin siia hoopis ühe naljaka loo. Kas just üllatunud, aga šokeerinud. Ma ei tea, kas te panete tähele, kui ma räägin, aga mul on üks esihammas praegu ehitatud tehishammas, sest et 3 nädalat tagasi juhtus selline lugu. Me kohe mugava asendi sisse võtme. Õhtul kuskil 11 paiku teen mina oma õhtuseid protseduure vannitoas. Olin just vannist tulnud
ja hakkasin lollakas avama sellist pakendit. Ühekordne ja hammastega. Ja ma ei jõudnud isegi tõmmata seda. Panin hambad sisse ainult, kui mu hammas lendas niimoodi. Terve hammas, juuri sisse ainult. Teise ilma kaarde. Ja te ei kujutate, mis šokk mind valdas. Kennet oli mu kõrval, mul oli vannitooks lahti ja nägis ta pealt. Ma sattusin täiesti hüsteeriasse. Kujutage ette, et 24-aastane ja keset fucking õhtut, mõnusat rahulikku õhtut, kukub teil esihammas otsast ära. Räuskasin seal, et guugelda mulle nüüd 24 hambarsti ja ma ei saa siin ära vaata mind ja see oli nii haige. Ja mul oli täielik šokk sellest ausalt öeldes. Ja nüüd ma muidugi naeran selle üle, sest et nüüd juba nädala pärast võetakse mu esihammastelt proovid ja ma saan endale tehishambad, kroonid suhu. Lasen mõlemad esihambad teha, sest et miks ta mul siis nii kergelt ära tuli. Mul on kunagi tehtud 3 aastat tagasi kuskil esihammastele mõlemale juureravi. Aga pole mulle öeldud, et on ajutine täidis, ehk siis mingisugused postikesed, mis peaksid olema lisaks seal nagu sees, neid ei olnud pandud. Ja nad seisid mul 3 aastat niimoodi ausõna peal. Ja kuna see teine on ka juba suhteliselt nõrk, siis ma lasen nad mõlemad ära teha. Ja see on kallis väljaminek, aga ma ei kavatse kunagi enam kogeda seda tunnet, et mul lendab esihammas minema. Ja ilmselt nad oleks mul kauem suus püsinud, aga kuna rasedus võib nõrgestada sinu suud, hambaid, suuhügieen peab olema nagu raseduse ajal eriti on point lihtsalt. Ja siis ühesõnaga juhtus nii, see oli kindlasti kõige šokeerivam asi kogu senise raseduse juures. Et jah, see oli minu hambalugu. Aga mul on väga hea meel, et te olete jõudnud minuga koos siia video lõppu. Mul on nii hea meel, et ma sain selle lõpuks filmitud, sest ma olen nii kaua tahtnud seda teha. Ja kui teile meeldis, siis jälgige mind nii siin kui Instagramis. Ja loodetavasti näeme juba varsti, aga ma ei luba mitte midagi. Olge tublid. Tšau!